tere kõigile. Vau, ühesõnaga mul käed ka värisevad. Võtmed on siin ja sõidan Volkswagen bussiga. Harjutan kätt. Kuidas sellega on? Ühesõnaga ma kirjeldan juba neid tundeid. Ma olen Tallinna peal nüüd tiirutanud veidikene ringi. Ma arvan, et ma olen vaevu sõitnud 2,5 kilomeetrit, kus tulevad sulle lehvitused, südamed, saadetakse südameid, naeratatakse nii siiralt sulle, vaadatakse järgi. Ma osalt ka filmisin, tegin väikseid filmilõike, et kuidas inimesed reageerivad, kui sa selle Volkswagen bussiga ringi sõidad siin Tallinnas. Ja kui ma sõidan oma mesilasega sinise autoga ringi, siis on sedasi, et ma tean, et enamus teavad mind ja siis nad ka lehvitavad, aga vaat selle bussiga naeratusi jagades üle Tallinna, see on nii võimas, see on selline peegel, kuidas inimesed kiirgavad vastu. Ma ise siin säran sees päikesena ja ümbritsetud kollase bussiga. Homme saab vägev olema. Homme saab põnev olema. Homme, kellega ma kohtun, ma ei tea, kes mind esimesena homme kell 10 Linnahalli kail kohtab ja see saab meepurgi, kus ma selle mee panin? Ma kohe näitan teile. Mitte purk. Nii, võtame siit sukse kasti välja. Eks meil üllatus homseks jagub. Ma panin teise mee, Pärnu mee, mida ma tulen ülehomme, aga ma panin see on siis valmis sellele, kes mind kell 10 Linnahalli kail näeb. Siis see saab sellise mee, aga teise ma panin valmis. Siis mul on veel väga palju üllatusi, aga ma teen väiksed videoklipikesi, sest kõik ei mahu siia otse-eetrisse. Otse-eetris olles on ka vägev olla, aga minu meelest need videolugusid, mida ma olen 3 aasta jooksul selgeks õppinud, need videolugudega ma saan teile palju rohkem edastada. Te võite alati kirjutada mulle siia, mida te täpsemalt soovite näha, sest mu elustiil ongi siin. Ma elan linnas, ma elan maal, ma käin Tartus aeg-ajalt, mõnikord tulen täiesti ootamatult Tallinnasse, siis ma juba istun lennuki peale, siis ma juba lendan kuskil. Ma olen 1 aasta jooksul 3 reisi käinud. Oli Itaalia, siis oli Itaalia, Mehhiko ja siis Inglismaa. Et ühesõnaga neid seikluseid jagub. Järjest ma teen nendest reisidest reisivideosid. Kutsun teid ka vaatama Naeratuse miljonääri YouTube'i kanalit. Teeme selle ka aktiivseks. Kui te juba siin olete aktiivsed, teeme selle YouTube'i kanali aktiivseks. Ja täna terve päev otsa, kui ma aias rohisin, ma olin internetist eemal. Ma praegu lülitasin alles interneti sisse, et just teieni tuua seda sõnumit. Ma olen nüüd bussis, ma olen homseks stardivalmis, inimestega suhtlema, rääkima oma elulugusid, et kõik on, ma vaatan, kas keegi kirjutanud veel ei ole, aga ma olen täiega valmis, ma olen täiega valmis. See maaõhk teeb vabaks, nagu öeldakse. Aiamaa kõik sai rohitud ja ei teinud, proovisin, et ma ei tee ühtegi videoklippi, aga mul on tänasest päevast, enne kui me homsesse üldse üle lähme, mul on tänasest päevast teile 2 lugu rääkida. Üks lugu oli see, et kuna ma hommikul tõusin, ma interneti järgi ei pannud, ütlesin, ma ei filmi ühtegi klippi, mul on täna telefoni vaba päev, aga ikkagi kuidagi nagu haarad seda telefoni. Äkki keegi on kirjutanud, äkki keegi on midagi laikinud, äkki keegi on kommenteerinud, äkki ma saan mingi video teha ja kogu aeg ma teadlikult teadsin, et ma hoian telefoni ainult selleks enda juures. Ma olen 24 tundi interneti vaba, näete, ma ei suutnud 24 tundi päris on ja öö ja täna õhtuni ma siis olin täiesti eemal telefonist, aga hommikul kuulan kuidagi muu, et need on jumala lähedal, et see ei ole nagu loogiline, et nad olid ju kaugemal ja järsku, mina aias toimetan, kuulan jumala lähedal on ja see ei ole normaalne, et need on seal kaugemal, veisid on sinna kaugemale ju pandud, et see ei saa olla on ja huvitav, kas siis tuul või kuidagi kostub nii või järsku jookseb mees aluspükste väel välja. Maane, tule nüüd ruttu, loomad on lahti. Ma mingi, tule nüüd filmima, mõtlesin nalja teed, mul on telefoni vaba päev praegu. Ilmselgelt ma sain need klippi, ilmselgelt ma haarasin nooga telefoni ja võtsin ja filmisin neid, veised on meil jah.
Neid veised filmisin seal. Okei, onju, siis ruttu panin telefoni ära, Maarja, sa ei postita seda mitte kuhugi, sa ei näita kellelegi, et need veised meil loovi peal olid, meie niidetud alal, sa lihtsalt ei näita seda. Stopp. Sa ju lubasid endale, et sa puhkad ja siis ma puhkan, okei. Siis ma kõnnin aias ringi, rohin seal ikka rahulikult edasi, mõtlesin, et teen siis lõunasöögi. Lõunasöögi ajal ma noppisin aiast igasugu vägevaid asju, onju. Ma olen siin kuskil näinud, aga mulle ei meenu, kus. Ma räägin kohe ühe naljaloo tänasesse päeva veel, kui interneti vaba oled. Sa oled mind kuskil näinud, kas sa oled purgimütside müügis kuskil näinud, kas sa oled mind Tartus näinud, kas sa mind oled Woldikullerina näinud, oled sa mind telekas näinud, ma olen harrastusnäitleja, oled sa mind õhtujuhina kuskil näinud, oled sa mind, ma ei tea, kuskil reisil kohanud. Et jaa, ma olen avatud suhtleja selles mõttes, et ma alati küsin, et kus te mind näinud olete. Märgatud Eestis, no näed. Muideks Taavi Libe lubas tallu ka tulla filmima, siis ma saan teile näidata, mida ma seda talus teen. Et need veised ei ole meie omad, aga need on veised, on meie alale toodud, need on meie maa peal. Selles mõttes talunika tõi need selleks aastaks meie maa peale. Aga mida ma seal veel loomas olen, mida ma veel teen, kuidas ma inimesi õpetan unistama, naerutus on miljonär, sära jagaja, ega siis senikaua, kui maal kedagi ei ole, siis ma olen üksinda, aga siis, kui te olete seal, siis ma tegelen külalistega, teen talutuuri. Ja enne kui ma veel ühe nalja räägin teile siia, siis huvitava bussiga sõidad, just huvitava bussiga. Just eelmine aasta ma sõitsin sellega küla vahel Uueni talu lähistel Ikla ja Häädemeeste vahel, aga seekord enne, kui ta on meil alati talviti siis siin Tallinnas ja nüüd, kui ma tere teile kõigile igal juhul ka, ma ei tea, kas ma tere ütlesin, aga mu käed nii varisesid, kui ma alustasin seda live video tegemast ja näete, täna on levi ja lõpuks ometi mul ka õnnestub, onju. Ja siis huvitava bussiga, ühesõnaga see buss sõidab talvel, seisab ta siin on ja Tallinnas ja suveks me viime ta maale. Kõige lahedam trip oli Uueni talu YouTube'i, ma panin selle üles trip bussiga sakslastega. Sakslased olid nõus selle kõik, et ma filmin üles, ma teen talu lähistel tuure selle bussiga. Istusid sinna taha pinki, olid nagu jumala lebo bossid on ja ma panin siia TikTok'i ka, muideks need ongi sakslased. Kas ma saksa keelt räägin? Ütlen ausalt, ei räägi. Aga ma räägin nii palju, kui ma oskan ja me suutsime neile teha sellise vägeva tuuri, et nad jäid meile puhkama ja 9 ööks veel ööseks. Kujutate ette, me tegime, nad tulid 9 ööks, järgmisel päeval nad seal peesitasid, mõtlesid, kas minna ära või mitte. Ja me ütlesime, aga võime teile tuuri teha ja selle bussiga sõitsime selle bussiga siis puhkama ette ja muidugi olid sakslased hops autos ja läksime, näitasime ainasid, näitasime sellist vägevat silda, siis ma sain nagu väga ägeda loo. Uueni talu YouTube'is trip bussiga leiab üles igatahes. Ma ei saa ju kuhugi kirjutada, kui need otse laive teed. Nende teiste videodega siis sa saad vähemalt kirjutada ja sõnumi anda. Nii, vaatan. Kas seal talus saavad kõik ööbida? Meil on 9-kohaline luksmajutus pluss telkla, et kui see luksmajutusse näiteks ei taha tulla, siis meil on ka telkla valmis ja siis loomulikult ma võtan ka mõned inimesed aeda magama telklasse, pluss siis veel väikseid magalaid selliseid me alles teeme, aga kes aga telkima tahavad tulla, siis igatahes saab. Palju see maksab umbes. Ööbimine on meil alates praegu sünnipäevakuul, juuni on Uueni talu sünnipäevakuu, on ja siis alates 25 eurost on öö. Telkimise ala eest me küsime ka natukese ja siis kui sa tahad sauna või siis kala püüda, välikööki veel kasutada, kõik see on läbirääkimistes. Põhimõtteliselt hakkab see hind siis niimoodi olema. Ma vaatan inimesele otsa ja ma küsin selle hinna, et alates 25 eurost vaatame, mis kombona sa juurde tahad, siis vastavalt sellele tuleb ka hind. Sama on see, et kui bussiga tahab Tallinnas keegi sõita, siis loomulikult samamoodi ma küsin tasu selle eest. Nii palju see umbes maksab, aga see on seesama küsimus, on ja, et alates 25 eurost öö on meil Uueni talus praegu sünnipäevakuul, aga see on helistades mulle või sa kirjuta siia samma kuskile. See sõnumid ei jää alles, muideks ma vaatasin, need ei salvestu, sa pead kuhugi mulle mujale kirjutama. Otsi mind, guugelda naeratuse miljonär ja kirjuta mulle eraldi, tee meili teel pakkumisi. Siit on mingi raskem suhelda, ma pean teiega koos õppima. Suht odav.
see on praegu sünnipäevakuul, suht odav. Meil on hinnad 69 eurot kuni 150, 200 eurot öö kahele. Et praegu 25 euroga hoian veel kuni 22 juunini, enne jaani. Ja siis sealt jaanist läheb jälle. Kui te bookingist hinde vaatate, siis seal on kõrgem. Aga need, kes minuga kokku puutuvad, siis need saavad tulla praegu juunikuus, sünnipäevakuul kuni 22 juunini. Saavad ka alates 25 eurost. Oleneb, mis sa veel juurde soovid. Ja nagu te nägite ka Uueni talus, ma käisin ise ka puhkamas, tegin ise külalise rolli seal ära. On ju? Suht odav, näed, aga Iklas piiri ääres paljudele on ka see takistuseks. Siit ma saangi küsida, kas sinu jaoks on takistus tulla Iklasse piiri äärde, kus Maarja teeb metsatervendusseanssi ja kätega juhendab ja siis lükkab sind ühe silla peale. Nüüd soovi, tõsta käed üles, võta see energia vastu, et su soovid täituksid. Ma olen elu ühe näide, kellel kõik soovid täituvad. Ma tõesti suurelt unistan ja see, et ma hakkan TikTok'i tegema, see ei olnud minu soovides. Minu soov oli tegelikult, ma hakkan YouTuberiks. Ma olen sinna selle ühe video ära, tegin ju vägeva. Ma olen 3 aastat teinud YouTube'i niimoodi, et ma olen postitanud selle video sinna, jagasin paarile sõbrannale. Vaata, mis ma tegin. Aga vaata, mis ma nüüd tegin. Kuule, vaata seda video, kuidas mul sel tuli. Aga siis, kui ma avastasin nüüd, kas teil süüa ka pakutakse või peab ise ka, kas meil süüa ka pakutakse või peab ise ka kaasa võtma? Söögiga on praegu niimoodi, et kohvik külastuskeskus valmib. Kui sa väga-väga soovid, siis ma serveerin sulle hommikusöögi ja muidugi saab minu käest, aga parem, kui sa ise kaasa võtad, meil on grillimisvõimalus, eraldi saad kas grillmaja või selle grillialuse väliköögi või sa tahad lihtsalt omaette grillida. 2 varianti on praegu. Saun on meil ka. Siis söögiga on, meil on 1 kilomeetri kaugusel kohe piiri ääres on näiteks see Via Ikla, kus 24 tundi saab süüa. Nälga ei jää. Pood on kuskil 4-5 kilomeetri 4-5 minuti autotee kaugusel on pood, kus Ainasi pood, me ise käime ka Ainasis, sest siis on ägedam ja Läti kaup on ja parem kaup. Teistmoodi ja vaheldusrikkam. Lisaks kohvik külastuskeskus valmib, aga ma saan väliköögi all teha hommikuti pannkooki. Meil on see suur pann olemas, et kui sa soovid tõesti ise, et mina sulle süüa teen, siis kõik need vahendid on olemas. Kui sa püüad ka tiigist kala, meil on sellised kalad nagu reaalselt, sellised nii suured kalad. Kui sa karpkala kätte saad, on ju, siis saab ka seda grillida. Ja ma juhendan sulle, kuidas puhastada, kuidas grillida, mismoodi midagi teha. Pluss sa saad tellida ka minu õhtujuhiks, kui sa tuled oma vahva pundiga, on ja jagage seda kindlasti, seda video. Seda ma ei tea, kas te saate jagada. Mul on nii palju küsimusi selle laivi kohta, sest tõesti minu jaoks on see laivide tegemine TikTokis alles nüüd uudne, on ja kõlab päris huvitavalt. Ja saab teha siukse mõnusa kombo pakkumise. Näiteks sa tuled, ma toon ühe näite, 10 inimesega tulete telkima, sul on 5 telki, on ja siis te soovite lihtsalt niisama olla. Me toome teile selle grillikoha. WC sai just värskelt valmis. Dušimaja saab ka kohe valmis, aga selles mõttes meil on ka saun, nagu ma ütlesin, järv on ja suur järv on. Paadiga saab sõita ja kui te tulete 10 te saate omaette olla ja samas, kui te tahate, siis ma teen teile ka maastikumängud. Öelge ainult mõned päevad ette. Mul on ka auhinnad juba olemas, pluss on mul seiklusmängud. Mul on veel erinevate kohtade peal, kuna see ala on nii suur, siis erinevate kohtade peale ma panen mingi vägevad mängud, mis on mul juba osalt ette valmistatud. Meil on ka muuseum on ja ma panen teid tegema erinevaid tegevusi, mida te varem pole teinud, et te sellest tavamaailma rütmist välja saada. Ma ise mängin neid kõike läbi ja neid kõike ma saan siin laivi saab jagada, kui tullakse kohe vaatama, aga järgi ei saa. Laivi saab jagama, kui tullakse kohe vaatama, aga järgi ei saa vaadata. Ahah, aga see salvestub mulle ikkagi. Kui keegi väga-väga küsib, siis ma saan selle alla laadida telefoni ja ma saan talle eraldi ka saata, kui keegi väga-väga tahab. Nii et minu jaoks oligi nagu see, et mina üldjuhul vaatan kõik oma videod järgi, mida ma olen kuhugi varem teinud, siis vaatan, mis asja ma sinna siis rääkisin, sest hästi paljud inimesed on öelnud, et Maarja, see sära, mida sina jagad, see tuleb ülevalt läbi sinu ja otse nüüd teile.
see sära, mida ma jagan, see info, mis mul tuleb, need võimalused, mis ma teile pakun, need ei ole ju üleöö mulle sülle tulnud, need on läbi minu unistuste. Ma olengi küsinud kosmosest välja. Ma olengi küsinud, palun andke mulle elutarkustest rikas mees ja maagiline maa, et ma saaksin siia kutsuda inimesi ja nendega tegeleda. Ma olen teinud, mu YouTube'i kanal on täis, kuidas ma ette kujutasin oma elu ja kõike seda, millest ma täna olen ümbritsetud, seda mul ei ole olnud varem, aga ma küsisin seda ja ma sain enamgi ja enamgi ja enamgi veel. Kosmosest aju ei ole Kosmosest aju ei ole küsinud. Ma ei tea, kuidas nimetada. Ma tahaksin öelda nii, et kosmos on ja ma tahaksin öelda, et mul tuleb info sisse ja see tuleb läbi minu ja edastan inimestele. Sära õnne külvamist ma olen ju tänaval teinud aastaid juba. Aastaid, üle 5-6 aasta. Pluss ma olen 14 aastat purgimütsidega seotud olnud ja vanasti ma käisin ju 3 suvehooaega, käisin ma laatadel müümas purgimütse. Lisaks ma läksin kõrtsu, tantsisin ja egeldasin, müüsin purgimütse. See oli niimoodi, et naised ütlesid, me kukume kõik praegu pikali. Mis asja teed kõrtsus, heegeldad, tantsid ja müüd purgimütse või? Jaa, sakud, rokid, alekokid, jumala äge on ja. Vot ja selline mu elu ongi. Aga nüüd, kui teil on mingi, oota, YouTube'i nimi, et siin. YouTube on ka Naeratuse miljonär. Muutsin selle ära, et teil lihtsam oleks leida. Naeratuse miljonär ja kui te panete seal näiteks ettekujutamine #1, siis te saate sealt juba aru, et kui tulin minna linna Tallinnas, siis kõik hakkas juhtuma üle punaste vaipade ja kõik selgub õige pea. Ma loen sinna luuletusi, aga teile tuleb järjest juurde uusi luuletusi, aga vaadake. Ma ju ei saa homset sõud hakata tegema ilma punase vaibata. Täna ma lihtsalt valmistan selle ette, sest homme ma ju sõidan rohkem. Praegu ma lihtsalt sõitsin siin ringi, lehvitasin igale poole, sest kui show'd ise ei tee, kes siis veel teeb? Ja nüüd, mis YouTube'i nime alt sind leida? See sama küsimus ikka veel, jah. Et selles mõttes Naeratuse miljonär leiate üles Maarja Holter, kui ta veel ei ole Google'is võib-olla nii hästi leitav. Ja punane vaip muidugi selles suhtes, et ma olen ikka täiega ette valmistan. Ma teadsin, et ma seda teen. Aga räägin teile veel sellest voltimisest. Miks ma voldin? Ma voldingi, panen seal eesmärgi, lähen ja voldin, voltimise ajal ma saan väikseid videolugusid teha, saan ka laive teha, mis YouTube'i saan ka laive teha ja siis lisaks voltimisega tuleb kergusega mulle raha ja selle raha ma investeerin iseendasse ja siis ma teen seal tekitan mingi raha, käib ära ja siis tuleb jälle show'd tegema. Tegelikult ma teen kogu aeg show'd, aga mulle meeldib ka erinevaid show'sid teha. Üks show ongi siis see, mulle õde just ütles, et kuule, mis stand-up comedy ei tee juba, et seal on nagu nii ägedad elulood, et kuidas sa kirjeldad mingeid asju, kuidas sa räägid mingeid asju, siis täna mul juhtus ikkagi veel midagi, kui ma seal ilma telefonita olin, et tegelikult sa oled nagu mingi selline, kui sa teed interneti ja telefoni vaba päeva. Et sa lihtsalt nagu konkreetselt ütled endale, et sa ei filmi ega pildista. Ilmselgelt ma pärast filmisin üles, kui ägeda ma kõik ära rohisin. Aga ma filmisin siis veel seal lilli ja kuidas need lillekesed seal tuules liiguvad. Ma sain päikest täna täiega, mul niimoodi selg ära põlenud on ja. Aga midagi juhtus veel. Ma korjasin aias seal rohelist. Ja läksin serveerima sööki nagu alati on ja. Et nüüd mõelge, kas te tahate, et ma teile hommiku süüa teen on ja. Et ühesõnaga ma serveerin mehe ja mehe pojale täna süüa ja endale ka on ja jumala rõõmsalt kõik kandikutele, nagu ma sätin, kaunistan aia lilledega, rohelise akid sisse, paned hapukoort, eelmise päeva grillimises siis lihatükikesed laon sinna kõik ritta ja muidugi mehe poja toidu sees on mis? Aiatigu. Ja siuke pisikene on ja. Hästi pisikene. Appi, mul oli korraks nagu, ei, miks mina, kuidas ma ei näinud, mismoodi, kuidas ma sain.
miks see mulle ei tulnud, onju. Tegelikult ma ütlen, et elus juhtub kõike, et lihtsalt vabandage või mida iganes. aga see täna nii juhtus, ma ei tea, kuidas, aga ma alati nagu lappan kõike, katsun ja mudin kõik lilled, sätin paika, mingi hullult möllan teen ja seekord ma ebaõnnestusin justkui, aga julgege öelda oma ebaõnnestumisi. What are you pronouns? Inglise keelt mina väga ei räägi, nii et minuga võib eesti keeles rääkida. Sa oled nii hea energiaga inimene. Aitäh, nii hea energiaga inimene. Otse tänaval inimesed ütlevad mulle seda sama. Ja kuulge, aga te olete näinud mind teles päris paljud, onja. Vaadake, kui ma näen su häält saates käisin, onja. Ma pidin jäljendama kedagi. See oli see sama, et miks mina TikTokiga ju ei alustanud ja ma pidin jäljendama kedagi. Ma ei tea, mis see tähendab. Öelge mulle, niimoodi peab keerama või? Mis auto? No sellest autost homme saate kõik näha ja selles mõttes ma võin teile praegu natukene näidata, aga homme läheb põhiralli lahti. Miks ma täna siin laivis olen? Ma ju tahangi rääkida teile neid igast lugusid, onja. Nüüd jooksis kõik mul kokku, mis auto ja Volkswagen 43 aastat vana ja taastatud uus mega. Homme on võimalik sinna minna, näed, seal tagapingis saab keegi istuda, vaadakene. Seal. Et kõik on valmis. Homme ma sõidan ise, aga ülehomme on mul lausa autojuht, kui ma Pärnusse tulen. Mingi jutt tahtis tulla sisse, aga see läks lihtsalt meelest ära. See energia teema ja see telekasse minemine. Tuli meelde. Ühesõnaga, kui ma läksin, ma näen su häält saatesse ja ma pidin jäljendama kellegi laulu seal järgi ja teesklema. Siis sellepärast ma ju tegelikult kunagi TikToki ka ei teinud, et ma pidin mingid jäljendusi tegema. Ma ütlesin, ma ei saa teisi jäljendada. Võib-olla ma kunagi midagi jäljendan, sest mõned laulud on väga ägedad, mida ma tahan võib-olla jäljendamisega laulda teile tulevikus ja meenutada mingi häid sõnu. Ja ma ei ütle sellele ei, on ju. Aga seal saates, vabandage, kes te olete? Mis te nimi on ju? Nii eksprompt sadasin sinna sisse enne võtteid, kui üldse lavale minek oli. Mina, Maarja Holter, staarkuller, naeratuse miljonär, särajaga ja Uueni talu perenaine, õhtujuht. Pange naeratuse miljonär. Ei, liiga pikk. Vaata, nad otsisid mulle nime, et millega ma lavale lähen. Volti ei pane, kõik teavad mind Voltist. Ei pane, mul on nii palav siin bussis. Näed, Uueni talu logoga. Tagurpidi keeratud, on ju. Et kõik teavad mind Voltist, ei lähe ma lavale Volt nimega, Maarja Holter, on ju. Oma nimega ma ka ei lähe. No mis me paneme perenaine. Ja siis mingil hetkel nad ütlevad, et kui te niimoodi on... Purgimütsid ma mainisin ka. Teate? Mis mõttes, kes te olete nagu? Nii pikk tutvustus. Te ei mahu eetrisse ära öeldi mulle. No selge, ma teen siis oma saate, ma olen siis siin. Ma olen siin, kus ma siis ära mahun, on ju. Kuidas ma ei mahu? Ma olen mõõtmetelt, ma olen ju suht väikene. Kuidas ma ei mahu ära, on ju? Ma ei mahu eetrisse ära öeldi mulle. Aga ma olen hästi kaval. Õpetan teile ka ühe ägeduse, ühe saladuse. Kui keegi ütleb teile, et te ei saa nii, siis tegelikult vastupidi saab küll. Ületame kõik takistused, need tuleb nagu nii aeg-ajalt teile. Kukume, tõuseme püsti ja naerame ja särame ikka edasi. See on üks nipp, mida mina kasutan ja inimesed meie teekonnal, mis teemaks on, te hüppate vahepeal sisse. Ma rääkisin just sellest, et kuidas ma eetrisse ära ei mahtunud, et ma olen hästi palju käinud televiisoris, on erinevates kanalites ja viimastest oli see, ma näen su häält saates ja siis ma hakkasin ennast tutvustama hästi pikalt. Tere, olen Maarja Holter, staarkuller, megastaar, naeratuse miljonär, Uueni talu perenaine. Vabandage, te ei mahu eetrisse ära. See oligi see koht. Tere kõik, kes praegu tulevad vaatama. Jaa, mõned tulevad alles nüüd vaatama. Ühesõnaga, kõik see jutt, mida ma siin räägin, see salvestub vist mulle kuskil eraldi. Ja kes praegu liituvad, siis ma võingi rääkida erinevaid teemasid, mis mul siia pähe tuleb. Ja siis ongi nii vägev.
voltimisega elab normilt ära. Voltimisega elab normilt ära. Kui sa praegu just tulid laivi, siis ma räägin selle korraks siis veel, kes mind vahepeal nüüd on hakanud kuulama algusest peale. Voltimisega elab väga hästi ära. Kui sa võtad seda tööd elustiilina, sa otsid enda ajad, millal sa puhkad. Kui on tulnud mul harrastusnäitlemispakkumine offline ja juba ma olen laval, ja kui mul on tulnud mingi õhtujuhi pakkumine offline, viin selle tellimuse ära, ma lükkan offline, lähen koju, vahetan riided ära, ma olen juba kuskil õhtujuht, Voltimisega näiteks mõnikord ma satun metsa äärde, vaatan päikeseloojang, mets, meri, kõik asjad klapivad. Ma teen selle tellimuse ära, aitäh sellele kliendile, kes tellis sinna mere äärde, lükkan offline'i ja naudin päikeseloojangut. Mis maksab sinu vabadus, küsin mina selle peale. Kui sa võtad Wolti elustiilina, siis see toidab sind ideaalselt ära. Kui sa võtad seda rassimise ja tööna, ja kogu aeg loed, et sa pead kuidagi ellu jääma, siis see ei toida sind ära. Märka, sulle antakse kuskilt söögid, märka. Ma olen teinud ju Woltile hästi palju promo, pluss kui me oleme hästi tublid kullerid, me saame veel toiduäppi raha, mille mina küsisin, et kuulge, me peame preemiat saama, kes me rohkem kullerdame siin. Siis parkimistega õiendasin ma tüki aega päris pikalt, et kuidas üldse siin möllata linnas ja kuidas parkida. Siis kulleritele, ma hakkasin kullerid õpetama, et julge anda välja rohkem. Ma annan Woltis rohkem välja. Ma annan rohkem välja, kui ma vastu saan, aga lõpuks sa saad rohkem juba vastu. Lihtsalt märka. Headust külvates, ärge olge kitsid. Headust külvates, andke pigem rohkem, oodatust rohkem. Sama on ka mu õhtujuhtimistega. Võib-olla on siin lapsi, kellele ma olen olnud õhtujuht. Nad mäletavad, ma olen printsess Maarja. Kui ma proovisin Elsa olla, siis Elsana oli just see teema, et ma ei saa olla Elsa. Ma tahtsin ikkagi olla printsess Maarja. Pane krooni pähe ja juba sa lähed. Ja kleidi ükskõik millise ma oma garderoobist võtan just selle kleidi ja lihtsalt lähed. Nii. Aga see oli väga ekstreemne. Nii, mis asi oli väga ekstreemne? Õhtujuhtimine, voltimine, rääkisin nüüd. Energiavampiir. Miks sul siuke nimi on? On mul vastu küsimus kohe. Aga näita bussi. Nii. Võtan mikriga kaasa. Nii, buss on siis mul selline. Seal saab istuda. Siia mu kõrvale saab istuda. Siin roolin, möllan. Ma pärast, ma filmisin väiksed videoklipid ka. Nii lahe. Vot siukene ta mul välja näeb. Eks homme saab rohkem. Homme panen nagu kellaajaliselt, annan teada, kus ma kuskil olen ja terve päeva liigun ma siis Tallinnas ringi ja järjest. Nii. Mingi suhkrumanna on ära võetud juba. Mingi oota, jumalanna. Jah, sorry, ma lugesin valesti. Suhkrujumalanna on ära võetud juba. Ja see on meie oma. See on siis sellega ma lähengi talu promoma. Siin on Uueni talu magnetid peal ja siis muideks sellega üleeile sõitis mu poeg, käis kuskil sellega, ma ei tea, mis sündmus see oli, aga igal juhul ta käis sellega. Nii. Väga nice, kollane ja ilus. Teate, need, kes praegu tulid, ühesõnaga ma astusin siia bussi, võtsin võtmed, mõtlesin, millise võtmega see nüüd siin käib, kes just nüüd tulid laivi. Käivitasin selle siin ära ja hakkasin mõtlema, oota, siin on käsipidur, on ju. Siin on käsipidur. See, et ma seda ära ei unusta. Siin on 4 käiku ainult. 4 käiku. Pluss siin on see rool, ma pean 2 käega lappan seda siin niimoodi. See ei ole nagu lihtne. Ühesõnaga mul tuli kõigepealt digimull otsa ette ja siis ma mõtlesin, et ma ei tule ennem laivi, et ma kõigepealt harjutan natukene, sõidan sellega ja täna õhtul ma tulingi sellega natuke sõitma, pluss lisaks neid live-videosid siia tegema.
Saan hakkama, muidugi eelmine aasta ma sõitsin sellega, ta oli talvepuhkusel lihtsalt ja sellel hooajal nüüd esimest korda liikvel minuga koos, et eelmine aasta ma sõitsin sellega. Tagumine käik läheb hästi raskelt sisse, siis ma proovin niimoodi, et ma võimalikult vähe teen mingeid tagumisi pöördeid, sest see läheb nagu siukse vajutada läheb, onju. Ja mees läheb siis lammutama homme, mina hakkan selle bussiga ringi sõitma, eks ta võib-olla õhtul ka liitub minuga, sest mina soovin küll, et tema tuleb mul siia TikToki laividesse ka, selles suhtes ta on väga äge luuletaja, aga ta hoiab ennast kuidagi veidi vaos ja eemal. Aga las ta olla, et neid luuletusi, mida minu mees on luuletanud, neid näeb muidugi reisivideodest. Mehhiko reisivideod 3 tükki on valmis. Seal on näha, et meest, kes on selle kõige taga, täiega äragi. Ikka täiega niimoodi lapvad nagu onju. Selles suhtes küll ja, aga kuna vaata mees tegeleb mul lammutusettevõttega, siis ma olen ka seal neid igast masinaid saanud proovida, nii et ma ei karda midagi, et Samiga sõitsin näiteks, siis ma Samiga kraavi pannud nagu päriselt. Seal on nagu mingi 2 kangi nagu edasi, tagasi, et ja nalja saab. Millal sõitma hakkad? Kas tahad, et ma laivis sõidaksin või? Siis ma ei näe teie kommentaare, et pigem ma näitan sõitu siis, et see on siin kõrval ja ma pärast panen videoklippidena, mitte laivis. Tead, kadeduse kohta on mulle väga lahe asi öelda. Esiteks vaheta oma see nimi ära. Sõnadel on hästi suur jõud ja kui sa ütled sõna kade, ma olin aastaid tagasi hästi kade inimeste peale. Mul ei olnud mitte midagi, sõida jah, aga siis ma ei näe teid, ma võin sõita, sest mul on sinna kinnitatud see, aga siis ma ei näe teie kommentaare. Need kaovadki ära, neid ma ei näe, kui ma sõidan, aga ma võin sõita selles suhtes mingi väikese jupi, et see ei ole üldse küsimus. Aga energiavampiir, et ma soovitan sul, see on ainult soovitus ja sinu võimalus ja vabadus panna parem nimi endale. Naeratuse, sa ei pea panema naeratuse miljonile, aga sa midagi kirjutasid siia ka. Nii, mis masin see on? Volkswagen buss on see. Nii, aga ma tahtsin selle kadeduse peale rääkida enne, kui ma sõitma hakkan, onju. Siin me vaatame, mul hakkab kohe otse eetris niimoodi siis onju sõitma. Okei, ma teen selle ära. Sest homme on terve päeva sõita, ülehomme ka onju. Kadedus on see, et kui sa oled kellegi vastu kade, siis tea, et sul on ka võimalus seda saada, seda asja saavutada, siis okei, ma proovin midagi välja mõelda ja nime ära vahetada. Nimi, mis kannab sind, nimi, mis hoiab ja tõstab sind veel kõrgemale levelile. Lase elumere veel end kanda ja juhata mind alati õigesse randa. Et teie inspireerite oma nende lausetega siin, aga mind tegelikult teile vastupidi ütlema neid imelisi sõnu, neid, mis kannavad. Tšau kõigile, kes tulevad praegu vaatama, hakkame kohe bussiga sõitma, siis ärge kirjutage mulle, sest ma ei vaata siis siiapoole, siis ma sõidan ja pühendun ja keskendun. Aga energiavampiir, seni kui su nimi on veel see, siis ma ütlen sulle ikkagi veel selle ka, et ühesõnaga, ma olin klienditeenindaja Tartus Maarjamäe polikliinikus kohvikus. Iga hommik ma läksin sinna tööle, ma ei teadnud kunagi, kas kokk sõimab mul näo täis või mitte. Kas ma olin eelmine õhtul midagi valesti teinud või mitte? Ma olin hirmu all. Ma ei osanud serveerida sööki, ma ei osanud inimestega suhelda. Ma kartsin, sest see oli mu üks esimestest töökohtadest. Ma olin olnud väikse lapsega kodus, uuesti nagu üldse töömaale läinud, töömaailma läinud ja saad aru, sind surutakse kuhugi nurka ja siis tulevad sinna sööma hästi jõukal heal järjel arstid. Kliendikaarti ma küsisin nendelt. Ma ei tea, kas mul kliendikaarti on, et mul seal tead, ma just käisin reisile, et ma maksan. Kus sa reisil käisid? Ma näen, ta on pruun. Ma tahaks ka, ta on pruun. Ta on ka reisidele. Ei saa. See oli mu ainult unistustes, et reisida ja iga kord nad käisid seal ja ütlesid, et kuulge, ma käisin reisil, ammu pole kliendikaarti. Siis nad räägivad lugusid, kuidas nad reisil käisid. Ma olin ka kade, aga ma muutsin selle sõna ära. Ma saan ka. Minul oli aastat hiljem, palun Palangale, lähme Palangale, palun Palangale. Teate, kus ma elu esimese reisi sain või? Elu esimese reisi kaugemale Soomest ja Rootsist. Otse Palisaarele.
ma küsisin Palangale, ma küsisin vähe, ma küsisin, et ma tahan palun Palangale Leetu. Ja ma sain otse Palisaarele. Vot nii tuleb unistada. Lähme nüüd, lähme sõidame. Mulle mind ei pea vaatama, õpime sellega kohe ära. Kõik sõnad põrkavad teile tagasi. Mulle nii meeldib, kuidas te enda kohta kirjutate, et jaa, ilusad laused võtan vastu, aga õnneks nüüd ma ei näe kohe, et te võite siia igast asju kirjutada, aga need ei jää, need ei salvestu. Mul on 4 võtit. 4. Vaatame, kas saab. Jee, läks käima. Nii. Rihma ka peale. Aga homme kell 10 Linnahalli kai juures olete kõik teretulnud. Ma võtan siis lonksu juua vahepeal enne. Ärge unustage, käsipidur, paneme siit niimoodi. Ma olen nagunii ettepoole kaldu ja maha, käsipidur läks maha. Essa käik. Tahate, ma räägin kõva häälega ka, et nüüd esimene käik, teine käik, paneme mingi show'd või? Nael kummi. Aga ma lehvitan ka inimestele, teie nüüd ei näe, ma ei tea, kuidas ma seda keerama pean, et ennast näidata, ma ei saa ju mul peaks olema mitu kaamerat. Ma olen alati öelnud, kes mind on telesse filminud on, ma olen alati öelnud, et ma ei saa aru, miks te iga päev mul järge ei käi. Ma pean nüüd ise siin leiutama. Ma tean küll, mul on tegelikult 2 telefoni, aga mul 2 hoidikut ei ole. Nii, Essa käik on sees, tuled põlevad ja hakkame minema. Muusikat ma muideks ei pane, siis mul on parem teiega siin suhelda. Suuna ka paneme. Ja vaatame, palju meil inimesi täna lehvitab. Igatahes juba vaatavad. No nii, teine käik läks. Essa, see oli lihtne. Paneme hoogu ja paneme 3. ka, aga 3. peab suht hooga ikka panema. Kui hästi mind kuulda, ma võin ka kõvemini rääkida. Nii. Paneme Tessa jälle. Aga noh, ütleme nii, et lähme sõidame. Parem hoia kinni. Ma ei saa seda 3. sisse. Ma pean ikka teise panema. Nii. Vaatame, kuhu me siis lähme. Ma hetkel olen Kanamajas ja sellise, et teid niimoodi laivi siia kaasa võtta, no see ei olnud mul üldse plaanis. Aga ma kuulan, mida teie ütlete. Vastavalt sellele siis otsustan, et mida ma täpsemalt teen. Kas te panite tähele, et väga ilus päikseloojang on, et lähme teeme siis selle tiiru nüüd ära Linnahalli kai juurde lähme ja lähme vaatame seda päikseloojangut ka. See on minu lemmikkohtadest, kus ma käin. Nii, kohver hüppab mul siin. Mul on kohver. Ma ei tea, kuidas mind kuulda nüüd on. Ja mul on kohvris asjad, mida ma olen siis ise lasknud disainida, mida ma olen siis ise lasknud teha juurde, pluss ma olen ka ise teinud pillirostkõrsi ja pastakad muidugi ma lasin teha ju. Pastakaid on kaelussallid Maarja naljadega, Maarja eluloom naljadega kaelussallid. Nendest ma teen väiksed videoklipid pärast. Juba filmisin ette ka midagi, mulle väga meeldib neid ette ka filmida. Aitäh südamete eest, kes jagavad. Saate aru, isegi tänaval saadeti mulle praegu südameid. Nii äge, kõik vaatavad. Appi kui äge. Nii. Apsti. Teate, sellega ei saa väga seisma jääda. Kuigi nad ei olnud jalakäijad praegu, nad olid rattorid. Et ma ei hakanud neile teed andma praegu. Et selles mõttes, et see ei ole nagu... Te peaks seda tundma, mida ma tunnen. Ma ei oskagi kirjeldada. Suur rool, raske rool. Ja siis sa lihtsalt sõidad siin Linnahalli kai poole. Seal on veel mingid hüpekad ka, ma tean. Tuled igal juhul põlevad, seda ma näen. Kui põnev. Homme ja ülehomme saab veel vägevam. Ja lõpuks ma jõuan selle bussiga tallu välja ja talutuure teha. Nii lahe. Väga äge.
milline taevas, no mina olen selline seikleja, mulle tõeliselt meeldib. Oh my god, kui ilus. Ma saan teile seda ilu kohe näidata. Minu üks popimaid kohti ongi Linnahalli kai, kus mulle väga meeldib käia talisuplust teha ja lisaks siis päikeseloojanguid vaadata ja no Plessner muidugi ka, et see ongi voltimise vabadus mul ka, et kui ma linnas siin käin voldin, siis ma tihti ju saan täpselt oma aega tulla siia, kus mina tahan. Oh, te veel ei näe, aga jaa, ma näitan teile. Muideks nüüd võib lõbusaks minna, sest ma olen selline suhtleja ka, kes teiega räägin siin, aga tänaval ju, nii kui ma siit auto uksest välja astun, siis nad tahavad ju ka minuga rääkida. See pakub täiega rõõmu mulle. Nii, vaadake sinna. Ma ei saa rohkem sinna poole, ma ei tohi rohkem vaadata, mina pean teed vaatama. Aga jaa, mega ilus taevas ja inimesed särama panna, see on ikka mõnus, vägev. Aitäh muidugi kõigile, kes tulid mind siis followma, jälgima, tänu teile ma saan teha neid laive, edastada neid vägevaid, ägedaid sõnumeid. Ja kui te nüüd küsite, et kas ma olen selline, ma olen peaaegu kogu aeg selline, aga ma puhkan aeg-ajalt. Ma räägin, ma ju puhkasin, mul oli 24 tundi peaaegu ilma internetita, ei filminud põhimõtteliselt mitte midagi. No on ju imeline, no on ju, kus ma teid võtsin kaasa. Kõigil ei ole ju merd. Mõtle, kui lahe, kui ma saan teile näidata praegu mida. Ja Uveani talus on ka meri lähedal, mille üle ma olen üli õnnelik, et Tallinnas on meri. Uveani talu on meri lähedal. Ma jumaldan päikeseloojanguid, päikesetõuse. Nii. Ja kohe ma saan näha, saate kohe kirjutada, kui ma jään seisma. Vaatame, kus siin üldse kohtagi on. Saate aru, siin on nii palju autosid. Appi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Appi siin mingi 25 autot. Ja. Lehvitame igale poole. Nii. Ma mõtlen, kas ma nüüd teen nüüd... Ma arvan, et mina jään siia, siis ma saan teile siit seda näidata. Ja ma saan pärast edaspidi liikuda, siis see tagurpidi käik ei lähe väga hästi sisse. Nii. Paneme skässeri. Nii. Nüüd ma näen teid taas. Mis te mulle siin vahepeal kirjutada? Manifesteerime sulle autokoha. Sulle või mulle, et ma praegu täpselt ei saa aru, et sa kujutage nüüd ette, millega Bolti teed. Ma ei tee Bolti, ma teen Volti, et jaa, ma olen see Smurfinna. Näita autot väljast ja kohe näitan. Jaa, sa oled mind näinud, aga Port Arturi ette ma tulen ju millal? Ma tulen teisipäeval kuskil orienteeruvad kell 12.00. Ma olen seal kohapeal just selle autoga, mitte nüüd sinise mesilasega. Näita loojangut. Jaa, loojang on mega. Tšau, Maarja kirjutab keegi. Ma räägin teile ühe naljaka loo ka siia. Kui ma kunagi käisin ühel sündmusel appi, mul jooksis kokku, mis sündmus see oli, see on ju ilus, mega ilus on ju. Autot näitan ka kohe, loojang on praegu ilusam, on ju. Ma näitan autot ka kohe, on ju. Mis te minust ikka vaatate? Ma olen ikka seesama äge, lahe. Nii, aga jaa, panen tuled, muideks tuled peab kustu panema. See ei toota head, kui seda ära unustad. Nii, näeme siis. Kui äge. Nii. Ja just nii ongi. Nii, et aga kes on juba täna siin Linnahalli kai juures, ma ei tea, äkki teist keegi tuleb on ja nii, buss on siis selline. Ma arvan, et ma pean laivi tänaseks ära lõpetama, sest bussiga tuleb pilti teha. See on nagu mega ilus ju.
aga noh, selliseid õhtuid tuleb veel, mina alati ütlen, et kui päike loojub, näed, siin on siis lustrum on ja läbi lustrum lammutab ja siis Uue-Jaani talu on siin peal. Ja kuidas Uue-Jaani talu sai? Lustrum lammutab ja iga killukene, mis on lammutustelt tulnud, sellest on ehitatud talu. Just sellepärast ongi see nii maagiline, et jaa, sellest ma jõuan siin laivides käia ja rääkida küll ja küll ja küll enamgi veel. Näete, buss on siin selja taga ja toon teid siia. Vaadake. Aina ilusamaks läheb minu meelest. Ja nii palju inimesi on nii äge. Ma tavaliselt ei räägi niimoodi tänaval. Te olete mulle siukse väljakutse esitanud. Muidugi ma ise olen teinud nii, ma kõik ei loegi, ülikõva ma siin on ja homme saab terve päeva sellega vägevalt nalja. Et ja kunagi ma panin endale ise sellise nime, et ma tahan olla staarrahva seas. Ma tahan olla see, kes ongi päriselt inimeste seas. Jah, see ma olen staarrahva seas. See on mu kuskil laulusõnadesse ma panin. Ma olen 2 laulu teinud. Palju see buss 100-le võtab? Ma arvan, et kuskil 10-11. Eelmine aasta sai seda katsetatud, et umbes niimoodi ta võtab. Aga no see loojang on nagu mega. Võib-olla keegi teist siin autodes istub ka, ma ei tea ju. Tulge öelge tere igal juhul, kui te olete siin. No on ju mega. See hetk praegu siin on täiega ilus. Ma täiega kaifin neid loojanguid. Teed esimest laivi, väga tore näha. Ma ei tee esimest laivi, selles mõttes esimest, et see esimest õnnestunud laivi teen täna küll ja esimest õnnestunud laivi. Et ma proovisin, ma mõtlesin, ma olen hullult lahe, et ma olen ju Facebookis laive teinud, et ma nagu tulen nüüd ka ja näita autot veel, muidugi näitan. Ja et siin ta nüüd on. Ma tean sind, kirjuta mulle, kus sa mind tead. Kirjuta mulle, kus sa mind tead. See on nii põnev alati, kui mõni tuleb, ütleb, tere Maarja! Ja, ma tahtsin rääkida, ma käisin Viljandi folgil. Oli siukene vahva seiklus. Te ei saa neid purgimütse seal Viljandi folgil seal sees müüa, te peate ikka seal väljas müüma neid edasi. Selles suhtes, et müügiala oli mul võetud väljapoole sinna. Ja kes siis Maarjat ei teaks, aitäh! Müügiala oli mul väljapoole siis seda folki, Viljandi folki. Ma nii väga tahtsin folgile minna ja ilmselgelt panin mütsid torni pähe, kohe tegi Postimees minust lugu ja siis seal oli hästi pikk WC järjekord. Ma mõtlesin, et ma lähen meeste vetso, sellepärast, et ma tahan uuesti rahvasekka tagasi minna. Mul ikka purgimütsidest vaja rääkida. Jooksen siis meeste WC-sse ja seal oli väiksem järjekord ja järsku seal oli 2 vetso. Ja ma olen kunagi Türil elanud ja Türi tüdruk olen ja mu juured on sealt ja ma olen elanud Türil. Ja läksin siis naiste vetsu järjekorda nii pikk, seisan seal meeste vetsu järjekorras ja muidugi mul olid ju käed seegelnõel ja mütsimaterjal ja muudku, kuidas see mikrofon töötab, kas vastuvõtja telefoni küljes. Ja vastuvõtja on siin telefoni küljes, ma näitan teile, siin samas ripub, minu käes on. Ja muideks see töötab ja ma mõtlesin, ma jagan ka seda hiljem, aga ma räägin selle loo lõpuni. Ma olin meeste vetsu järjekorras seal tähtsalt on ja umbes seal oli 2 järjekorda, 2 WC-d on ja tere palju teie Wolt Kullerine tunnis teenite. Umbes 10-15-16 eurot tunnis on keskmine. Aga ma olen seal meeste vetsu järjekorras endiselt on ja nii, aga mul on siuka pissi häda, ma pean sinna saama ja siis mina mingi räägin seal juttu meestega, et tore on ja et siin ma ei viitsin seal naiste vetsu järjekorras oodata ja järsku meeste peldikus see, kes just pissis on ja see järsku keegi hõikab. Tšau Maarja!
mõtlesin, mis mõttes Joe Maarja, ta ei näe mind ja ta on ju WC-s, et kuidas ta näeb, kuidas ta teab. Maarja, sul on nii vägev eriline hääl, lihtsalt ma tundsin su ära. Tema oli vetsus, mina olin järjekorras. Niimoodi nad mind ära tunnevad ja selles mõttes neid ägedaid lugusid. Naeratuse miljonär on ka tulnud läbi Woldi. Kui Wolt kullerid ütlesid mulle, et kuule, Maarja, kui sa kõik saad ja kõik sul õnnestub, küll sa oled Postimehes, küll sa oled teles ja küll sa oled seal ja teises kolmandas kohas ja küll sulle kõik avatakse uksi, onju. Aga kui sa oled särav inimene, sulle avataksegi kõik uksed. Ja siis järsku üks ütleb, sa oled küll elu esimene naeratuse miljonär, kui sa kõike saad selle eest, et sa lihtsalt naeratad ja sa saad, onju. Ja see nimi on siit tulnud. Sa oled küll elu esimene miljonär, kes naeratuse eest saab kõike. See tähendab siis naeratuse miljonär, kellel on jah, uksed avanevad, aga tegelikult näitab bussi taga pinki. Muidugi näitan, aga muideks ma pean seda veel harjutama, seda lahti tegemist, sest need uksed ei käi kõik lahti, et küljeuks käib väga hästi. Näete, ma kasutan sellist asja ka, onju. Aga väga hea. Mõtlen, kas ma ühe käega saan selle lahti. Nii. Ja kõike, mida Maarja ei oska, on ja kõik siis mees aitab mul, ma kohe helistan talle. Nii, see peaks käima siit alla. Oh! Ma kutsun teid nüüd siia. Kui iga päev on pidupäev, siis täna on topelt pidupäev. Ilmselgelt homseks ettevalmistused vaip läheb maha, on ja? Nii, selle vaiba ma panen maha ja siis siin on selline pink. Võt. Ja siin siis saab olla. Eelmine aasta üks veetis öö näiteks siin bussis Uueni talualal. Et ütles tema seda luksmajutust ei taha. Ja siis kui kaua sa laive teed? Kui kaua ma laive teen? Ma olen harjutanud. Kaua ma täna teen või ma ei tea, mis küsimus see oli muidugi. Mul on lihtsalt endal nii põnev ja nagu siuke ettevalmistus ja selle bussiga on tõeliselt kõvasti vaeva nähtud. Nii kõva masin on ja minu meelest Eestis on neid kas 3 tükki ainult, siuksed Volkswagen busse. Ma võin muidugi eksida, ma ei tea, aga paneme siit kinni ja juhi ukst ma ei saa vist muidu lahti. Kaua ma laive teen? Ma olen laive harjutanud seal Facebooki laivides. Ma hakkasin tänulikkuse laive tegema. Ma kartsin kuskil 7 kuud tagasi ma kartsin live-videosid teha. Mõtlesin, see ei ole võimalik palju lihtsam, kui keegi teine filmib. Ma olen harjunud, vaata. Kui telesse lähed, tšau, filmi sealt, filmi siit, on jumala lihtne. Aga tule ise laivi. Ühesõnaga 7 kuud laivitamist tulin nüüd siia ja olen elu kõige pikemas laivis praegu, ma arvan. Ja siis eraldi gruppides ma olen ka laive teinud. Siis ma olen Voltima kaasa võtnud inimesi. Ma arvan, et ma olen tunniseid laive ka teinud. Aga täna ma ütlen teile, vaadake, läheb pimedamaks. Siis ei ole enam see pilt nii hea. Täna küll, tere õhtust, tere, nii lahe, et meil mõned tulevad ju vaatama. Aga teeme homme ka. Homme õhtul olen ka, kui kaua oled täna laivi teinud. Mille alane haridus? Täna ma ei tea, kaua ma laivi olen teinud. Mille alane haridus sul on? Mina noorelt emaks saanud on ja mu poeg on 20. Tütar saab 15 kohe järgmisel kuul. See on vägev lugu. Ma sain täna päikesepiste. Muideks, ma sain ka täna väga palju päikest, liiga palju seljale just täna ja pea hakkas päeval veidi valutama. Tundub, et ka mina, kus linnas, ma praegu olen Tallinnas, aga kelleks ma õppisin? Ma õppisin muideks kokaks. Ma õppisin koolis kokaks Pärnu kutseõppekeskuses Supikas ja ma võtsin aasta akadeemilist, siis ma sain lapse ja pärast lapsega koos ma lõpetasin kooli ära. Kui laps oli kõhus, ma tegin autojuhilube ja siis ma olen nii tänulik endale, et ma need load ära tegin ja kokaks õppisin siis sel hetkel. Aatasin lapsi ja andsin emale enda mütsi. No võtta, mul ka pea täna lõhkus. Täna oli kuidagi magnetiline vastik päev. Ka naeratuse miljonäril pea valutab aega. Ma mõtlesin, ma ei lähe rohtu võtma, et see peavalu peab kuidagi üle minema.
Kunagi ma tütrele ütlesin, pea valutab selle pärast, kui sa teed tegevusi, mis sulle ei meeldi. Pea valustab lahti siis, kui sa teed tegevusi, mis sulle meeldib. Ma ei tea, kas see aitab. Aga koolis kokana ma õppisin hoopis teistsuguseid sööke, mida ma täna teen. Täna ma teen täiesti loomingulisi sööke. See, et mul täna oli toidu sees kogemata tigu sattunud, no näed, delikatessid. Seda ma rääkisin ennem kui sa kuulsid. Hästi ütlesid, on ju. Tegelikult see nii ongi. Mul ka täna pea valutas, aga ma tulin nad siia laivi ja ma teen tegevusi, mis mulle meeldib. Mu mees lausus veel, et lähme magama. Ma ütlesin nalja teed, ma lähen, võtan bussi, ma lähen õue. Mulle meeldib videosid teha, mulle meeldib rääkida. Ma armastan seda. Mu kirg on, kui ma telesse ära ei mahtunud, kes nagu varem ei kuulnud, kes praegu liitusid laiviga, siis kui ma televiisorisse ära ei mahtunud, siis kuhu ma mahun? Siia mahun ja kuidas ma ei mahu, et ma ei ole nii paks, et ma telekast ära ei mahu. Ma käin erinevates kanalites küll, kui kutsutakse, erinevates saadetes, aga lihtsalt kuidas nagu, kes minust hakkas lugu tegema, et ei mahu eetrisse ära, teine tutvustus on liiga pikk. Mulle ka meeldib videosid teha ja suhelda. Nii lahe energiavampiir. Aga kuule, sõnastame energiavampiir. Sa oled headuse energiavampiir just sellega, et sa võtad selle endale, aga sa jagad seda teistele läbi video. Võtame seda positiivselt. Võib-olla sa ei peagi oma nime ära muutma. See oli ju ainult soovitus. Milleks ettevalmistusi teed? Sinu tuttavad vinguvad, et ma olen liiga jutukas või? Aga mulle peab ütlema, et kuule, Maarja, ma ei jõua sind enam kuulata. Julge öelda. Absoluutselt. Julge öelda selles suhtes, kui mina näiteks Woldi kullerina lähen, tere, rõõmsalt räägin mingi loo ja siis öeldakse sulle, pigem kuulake neid, mis sind inspireerivad või kuulate neid, kes sind maha tõmbavad. Mina kuulan neid, kes mind inspireerivad. Kuule, Maarja, mine tee oma raadio. Siis me saame sind kuulata selles suhtes, et Woldi tellimuste ajal on hästi kiiresti. Tere, Malle tellimus ja juba lendad. Et on inimesi, kes soovivad nüüd kuulata. See kõik on siin vabatahtlik ju. Ma lihtsalt öelnud, et see olen mina, ma võin vaid ka olla, aga see pole siis enam nii äge energia. 10 aastat tagasi olid sa palju vaiksem. 10 aastat tagasi olid sa palju vaiksem. Loomulikult olin ja minu teekond on minu julgus, minu energia, minu see, kes ma täna olen, see minu lapsepõlvesõbrad. Mulle ei meeldi see valgus siin. Minu lapsepõlvesõbrad ütlevad, nemad saavad aru, mis toimub. Minu ema sõbrannad, kes mind lapsest saati mäletavad, ma kuni 9. klassini ma ei julgenud laval esineda. Mul olid endal alateadlikud hirmud, ma kartsin seda kõike, see oli ilmselgelt ilmvõimatu ja kui sa pead lugema, kui ma ükskord olen 65, siis see vanemõde 72. On ju titadele vesi selge see, et siis tema jõus käib üle minu jaks. See oli pikk luuletus, mis mul on siiamaani peas. Ma võin teile selle kunagi eraldi ette lugeda, see on siiamaani peas. Ja see oli kõige õudsem asi, et ma olen pidanud 2 korda kooli ees sellega esinema. See oli nii õudne. Aga täna sa motiveerid olla erinev ja julged erineda. Ma motiveeringi just, motiveerin olla erinev ja julgeda erineda. Täna ma juhendan inimesi nende rajale. Ma ka ei mahu kunagi kasti. Nii äge, sa oled nii aktiivne. Ma tänan sind, et sa niimoodi osa võtad siin ja kirjutad ja kuulad ja vaatad. Ja samas nagu saame kohe sükast vahetut kõne pidada. Tahad, et ma loen selle, jah? See on nii palju hirmu tekitav luuletus oli tollel ajal, kui ma siis seda pidin lugema 2 korda kogu selle laupäeva põhikooli ees. Kui ma ükskord olen 65, siis saab vanemõde 72. On ju titadele vesi selge see,
et siis tema jõust käib üle minu jaks. Annan näpuplaksu, kui ta hakkab imema oma pöialt. Ütlen, sööd mul hinge seest, kui mul külalised on. Õe on minema, möirgan naerda, kui talle hammas tuleb eest. Oma ratast talle ilmaski ei annama. Ega näita loomamargi albumid. Lähen kinno suure ilusa sõbrannega. Öelgu veel, et kasi oma tuppa titt. Milline energia selles luuletuses on? See ei ole üldse enam mina. See ei ole mina. See on julm luuletus. Täpselt. Mõtle, õpetaja palus mul lugeda sellist luuletust. Mul oli nagu jää vait, on ju. Pole sellist kuulnudki. Muideks sellel on pealkiri ka. Ma võin selle välja otsida YouTube'is kuskil ma selle panin. Appikene, sellel on täiesti pealkiri ja autor ka olemas. Ühesõnaga selle luuletusega, kujutage ette, milline energia see oli. Mul oli niigi hirm esineda ja siis sa loed sellist luuletust, mis üldse sinuga ei kõneta. Täna ma loen selliseid, et täna ma ise luuletan ka. Huvitav, et siin tekstis pole väga luulet tulnud, aga oleneb olukorrast võib-olla siis. Riibi selle nimi võiks olla Õdede õelu. Õdede õelu, Sonja, minu meelest ka. Ma ei oska üldse nii õel ega nii julm olla. Aitäh, et lasite mul siin nüüd esineda seda, mis ei kuulu mulle. See luuletus on ja mulle nii meeldib see koht, et tuli minna linna Tallinna ja siis kõik hakkas juhtuma. Üle punaste vaipade olin sinna oodatud, arvasin ma. Kõik selgub õige päev. Selle ma tegin sinna YouTube'i. Lugesin selle sisse. See on mu oma sõnad. Nagu te teate, siis ka mina ei go. Vaid armsaid mütse teie silme ees ma loon. Oma elu nautides teeb asju uusi, mis sütitab hinge lausa põrand seest. Need on minu sõnad. See on see maailm. See on see, milles ma elan. Ja julgege mulle öelda tänaval ka. Ma alles nägin sind kuskil saates, aga ei mäleta millises. Kes seda ma mõtlen ka vahepeal, et oota, millises sa nägid? Ma näen su häält saates või siis Taavi Libega. Ma ka ei julge esineda. Ja mis kellal laivi teed? Ma põhimõtteliselt kohe lõpetan ka. Ja võite veel mõned küsimused küsida, aga homme on põhipäev. Homme ja ülehomme saab väga aega. Ja sa särad ka, kui sa enda luuletusi loed. Hoopis teistmoodi oli või? Issand, päriselt. Oota, ma mõtlen, mis ma siin veel olen kirjutanud. Teate, kui ma teen lõunauinakuid ja siis üks õhtu üks lõuna, ma läksin siis uinakusse, mõtlesin, mul on nii vägevad ideed sees, et ma kõik teostan, ma kirjutan neid praegu paberile, ma hästi palju kirjutan. Ma kirjutan neid praegu paberile, vaid ma siis pigem, ma lähen uinun, nagu mediteerin, teen täitsa uinaku, siuke tukk käib läbi ja siis ma tõusin üles ja siis mul tuleb pärast seda mingi inspiratsiooni. Aitäh komplimendi eest, et sa ise väga noor. Kuna sa Taavi Libega saates olid? See on mõnda aega tagasi. Taavi Libe saade on ka YouTube'is eraldi salvestasin. Ma tegin ekraanisalvestusega, panin selle sinna. Märgatud Eestis, sa naerad su miljonär, Taavi Libe leiab üles. Kas sa tööl ka käid? Kus sa raha saad, et elektrit maksta? Appi, kui lahedad küsimused. Aga nendest luuletustest veel jutt, et kui ma pärast vastan sellele, kui sa teed selle uinaku siis päeval ja siis mul tuli siuksed asjad. Käisin ära teispoolsuses, ma tahaks teile öelda, mida ma kogesin, ma ei mäleta. Käisin ära teispoolsuses, ma tahaks teile nii väga öelda, mida ma ju enne seda tahtsin paberile kirjutada, aga ma ei kirjutanud. Ma käisin ära teispoolsuses, ma tahaks teile nii praegu öelda, mida ma tegelikult tahtsin hakata looma. Käisin ära teispoolsuses, aga ma ei mäleta mitte midagi. Mul lihtsalt tühistati kõik ära. Selle väikese uinakuga, see, mis mul oli enne plaanis, see oli kõik tühistatud ja pandi mind vägevaid tegusid hoopis veel tegema. Ühesõnaga vägevaid ja vägevaid tegusid. Ta maksab naeratustega, on ju. Sa oled ikka pikalt kuulanud. Jaa, sina, issa ma vaatasin. Energiavampiir, muidugi.
kus sa ööbid? Appi kui lahedad küsimused. Kuulge, kui te mu TikTok'i olete jälginud, siis ma käin erinevates hotellides, teen neile promovideosid näiteks. Ühesõnaga, energia on raha, raha on energia igatipidi. Ma elan linnas ja maal. Minu taotlus on veel, vaata, aga mulle nii meeldis, et keegi kirjutas mulle, et kuule, et see energia, kuidas sa räägid oma kirjutatud asju. Palun mulle elutarkustest rikast meest maagilist maad. Lähme loome koos imelise maailma ja ehitame uue vundamendi. Muideks me alustasime peldiku vundamendi, oleme juba koos teinud. See on ka YouTube'is ilusti olemas ettekujutamine, kuidas ma luuletan ja kus ma elan. Aga ma sain boonuseks Tallinna kodu ka. Ühesõnaga, mul on maal Ikla Suujani talus pesa. Ma elan saunas muideks. Saun, mis on väga-väga suur. Ja siis väga palju koristada ja ma elan ka siin Tallinnas Hiltoni taga Kadriorus. Et selles mõttes mul ei olnud mitte midagi. Ma olin Kunderi tänaval, Volt Kuller, mitte Kunderi, vaid ma olin Kaera tänaval, jõin Kaera piima ja sõin Kaera kuklaid, istusin aknalaua peal ja unistasin, et palun mulle veeäärne maja. Ma algul küsisin mereäärne maja, aga siis ma muutsin selle ära veeäärne maja ja hetkel ma lihtsalt astun 10 sammu ja ma ujun oma kodust. Väga karismaatiline, aga ja su silmad põlevad, kui sa enda loodud asju loed. Ja need tulevad mul peast ja niimoodi välgatusena ka ja siis ma kirjutan need ja ma kogu aeg kordan neid endale ja siis need jäävad meelde. Võiksid vabalt mõne näitleja rolli ka teha kuskil teleseriaalis või muud sellist. Aitäh! Harrastusnäitlemist olen ma ka teinud sama kaua kui Volti ja olen sõnaliste rollideni välja jõudnud. Vahepeal oli lihtsalt selline aeg, kus ei saanud väga näidelda, siis seeläbi ma hakkasingi rohkem videosid ja asju tegema. Kunagi võtsin mind peale, kui hääletaja olin talvel. Appi, kas TikTokis on sellised inimesed, ajad mind nutma? Kunagi võtsin mind peale, kui hääletaja olin südatalvel. Olen sulle nii tänulik, appikene. Ma olen teile ka tänulik, kes selliseid tagasiside minu kohta kirjutab. Aitäh! Ma olen ise ka kunagi palju hääletanud. Siis kui ma noor olin ja koolis käisin seal Supikas, siis ma Türilt Pärnusse hääletasin, sest siis ma teadsin, ma hoian natukene raha kokku. Ja mina tulen ikkagi sellisest kodust, kus üldse pole raha olnud ja selles mõttes kas täna taskus on raha? Küsi endalt, kas sul täna taskus on raha? Õnn, armastus ja küllus on kõikjal. Raha ju vedeleb lihtsalt maas. Ühes hotellis vedeles näiteks raha lihtsalt maas, ühes diskosaalis vedeles raha lihtsalt maas ja lihtsalt vaata ringi, kogu aeg kõikjal on. Ole ise tegus ja raha tuleb. Ja selles, kuidas ma elektrit ja kõike maksan, oli ka küsimus. Tervitused Triinu Liisilt. Triinu Liisilt, tere! Jaa, aga ma lähen täna ruttu veel mehe kaisse. Ma loodan, et ikka võtab, kell on nii palju vaata. Et selles mõttes sõidan selle armsa bussiga siis rõõmsalt koju ja homme siinsamas Linnahalli kail alustame ja sõidan mööda Tallinnat ringi. Aitäh teile kõigile, et te nii palju sütitasite mind rääkima. Ma ei uskunudki, et ma nii kauaks live üldse jään. Ma pigem lasen ise raha ringlusesse, aga loodetavasti tuleb mulle ka tagasi. Loomulikult lased ringlusesse ka, et ega siis ma ainult vastu ei võta, annad vastu ja see raha jagamine. Minu lause on teinekord ka niimoodi, et kui täna ei ole, siis hommik on ja mõnikord on õhtuks juba enne. Aga Voltin ju, ma olen ju Volt Kuller. Süda on nii sul hea ja pea vastu. Just ma lähengi puhkama, ma tunnen kuidagi väga äge, et see mu elu parimatest laividest täna, kus ma jagasin ennast nii palju teile. Ei ole mesilane maha müüdud. Teate, sellega oli nii, panin müüki kuuks ajaks. Ilusti kenasti panin müüki ja sellel hetkel, kui juba tulid helistajad ja soovijad ja tahtsid näha, siis ma istusin uuesti oma autosse. Tule Tartusse ka, palun. Ma muideks tulen Tartusse, jälgige TikTok'i, ma tulen Tartusse. Ma ei saa Tartut ju jätta jumala eest. Ja kus mind veel on kutsutud? Küll ma tulen. Homme on Pärnu päev, või see Tallinna päev, ülehomme on Pärnu ja Tartu jääb peale jaanipäeva. Täpselt kuupäeva veel ei ütle.
mul on hea meel olla osa su parimast laivist. Mul on nii hea meel, energiavampiir. Ma tahan seda kohe veel öelda. Sa oled positiivse energiavampiir, kes lihtsalt kiirgab seda läbi enda teistele edasi. Aga hea tööd teile kõigile, sest homme ma tahan olla värske. Ma tänan siiralt teid, sest see pilt ei ole üldse nii hea, kui ma tahaksin. Aga paraku, mul tuli praegu meelde, tegelikult mul on tuli ka, aga las ta jääb. Hea tööd teile kõigile ja näeme homme siis arvestan, et osad käivad ka koolis, siis õhtupoole tulen ka siis laivi. Ma arvan, ma küsingi, kas õhtupoole on parem, kui ma käin laivis? Ma lähen meelega asju ja ruttu lähen. kui poleks mind või poleks teda, siis ei oleks seda ägedat harmooniat, mis meie vahel on. Mine ja lähen õhtupoole on ilmselt parem, selge, aga homseni teen väikseid klippe lihtsalt niisama ja laivi tulen õhtul. Davai, siis see energia säilib kauem ja pean terve päeva vastu, sest ülehomme on juba Pärnu. Tšau. Tšau. Tšau.